Minu nimi on Liis Luhamaa ja oma magistritöö raames uurisin ma Lõuna-Läänemaal, täpsemalt Hanila, Karuse, Lihula, Kirbla ja Martna kihelkondades 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses valmistatud erilisi rahvarõivaseelikuid, mida nimetati lapilisteks seelikuteks. Uurisin neid seelikuid ja nende seelikute valmistamise tehnoloogiat. Lapiliste seelikutele kasutati mustrite loomiseks erilist tehnikat, mida nimetatakse ikat-tehnikaks. Ikat on värvimise ja kangakudumise tehnika ning ikati puhul seotakse lõngad enne värvimist vastavalt mustrile kinni. Seotud kohad värvimise ajal värvi külge võtta ei saa ja nendest värvumata kohtadest tekivadki kangakudumisel ikatmustrid. Labilistes seelikutes kasutati topeltikatit ja topeltikati puhul seotakse lõngu nii lõimes kui koes ning need seotud kohad peavad kangas sattuma kohakuti ja moodustama mustreid. Lapiliste seelikute puhul nimetati neid mustreid ja mustrimotiive lappideks. Lisaks kasutati terminit neotud lõng, mis murdes tähendas lihtsalt seotud lõnga. Samal ajal, kui valmistati lapilisi seelikuid, tehti Lõuna-Läänemaal ka laialdaselt tuntud lilltikandiga ehk roosilisi seelikuid. Ja tänapäevaks ongi peamiselt Lõuna-Läänemaa rahvarõivastes teada need roosilised seelikud, samas kui lapilised seelikud on suuresti unustatud. Samas tol ajal elanud inimesed on öelnud, et lapilisi seelikuid valmistati rohkem kui roosilisi seelikuid ning et lapiliste hoog oli suurem kui roosilistel. Minu magistritöö eesmärgid olid sellest tingitult täiendada teadmisi Lõuna-Läänemaa 19. sajandi lõppu ja 20. sajandi alguse rahvarõivastest ja nende valmistamisel kasutatud tehnoloogiatest ning tõmmata tähelepanu tänapäevaks suuresti unustusse vajunud omapärastele rahvarõivaseelikutele. Soovisin anda ülevaate lapiliste rahvarõivaseelikute valmistamise tehnoloogiast, mustritest ja värvidest ning töötasin magistritöö raames välja lapiliste rahvarõivaseelikute mustrijoonistena esitamise põhimõtted ja koostasin lapiliste seelikute mustrijooniste kogu. Sellest tulenevalt on minu magistritöö kindlasti huvitav Läänemaa ajaloohuvilistele, rahvarõivahuvilistele, kuid samuti kangakudujatele ja disaineritele, kes sooviksid Eesti tekstiilipärandit oma loomingus kasutada. Minu töö uurimisküsimusteks olid, milliseid materjale, töövahendeid ja võtteid kasutati rahvarõivaseelikute valmistamisel, lõngade sidumisel, värvimisel ja kanga kudumisel, kuidas õmmeldi lapilises kangas seelik ning millised olid lapilistes rahvarõivaseelikutes kasutatud värvid ja mustrid. Oma töös uurisin erinevaid kirjandus- ja arhiiviallikaid, näiteks Euroopa ikatit käsitlevaid saksakeelseid uurimistöösid, siis rikkalikuks allikaks oli Eesti Rahva Muuseumi etnograafiline korrespondentide vastuste arhiiv. Tooksin eraldi välja murdetekstide olulisuse rahvarõivaste ja eriti just rahvarõivaste tehnoloogia uurimisel. Nimelt on murdetekstides kirja pandud inimeste tekst sõna-sõnalt ja uurides unustusse vajunud tehnoloogiaid on igal sõnal väärtus ja sealt võib leida andmeid, mida mujal ei ole. Minu töö esemelisteks allikateks olid kõik tänase päevani säilinud lapilised rahvarõivaseelikud, seelikukangad ja samuti leidsin ühe etnograafilise joonistuse lapilisest seelikust. Neist 21 olid muuseumi esemed, kuid samuti õnnestus mul leida ja uurida 10 erakogu seelikut. Uurisin põhjalikult lapiliste seelikutega seotud terminoloogiat. Leidsin, et Lõuna-Läänemaal tegelikult ei kasutatud Eesti rahvarõivaraamatutes eelistatud terminit neolõng. Selle asemel räägiti ikka ja alati neotud lõngast. Ning töö käigus sai välja mõeldud ka üks uus termin, millega iseloomustada sellist trellikujulist ikat motiivi ja selle motiivi nimeks sai 4 südamikuga lapp. Kirjanduse ülevaatest ja varasematest Euroopa ikatit
käsitlenud uurimistöödes selgus, et Euroopas ei ole topelttikatit käsitööna valmistatud ning et Eesti topelttikat mustritega rahvarõivaseelikud on vähemalt praeguste andmete kohaselt ainsad käsitööna valmistatud topelttikad tekstiilid Euroopas. Uurides töövahendeid ja materjale tuli välja, et spetsiaalseid ikatiga seotud töövahendeid selle lühikese aja jooksul, mil lapilisi seelikuid valmistati, välja ei kujunenud. Sidumismaterjalina kasutati lina ja takku, nii lõnga kui ka kiukujul. Lõngad lapiliste seelikute jaoks värviti sünteetiliste värvidega. Lapilised kangad kooti tihedad ja ühekordsest villasest lõngast. Lõime tihedus oli keskmiselt üle 14 lõnga sentimeetril ja koe suunas 12 lõnga sentimeetril. Töövõtteid uurides selgus, et lõimelõngu seoti käärpuude peal kanga pikkuselt üles kääritult. Samas koelõngade muster võeti maha alles siis, kui lõim oli teljele rakendatud. Selleks, et vähendada sidumise vaeva, kasutati mustrilõngaks nii valget kui kollast lõnga, sest niimoodi saadi ühe värvimisega mitmeid erinevat värvilappe. Kasutati mustrilõngade ülevärvimist, kuid puuduvad täielikult andmed, kuidas märgiti sidumise muster lõngadele ning millised olid sidumise võtted. Kui lapiline kangas oli valmis kootud, siis ei pandud seda laiupidi seelikusse nagu tavaliselt rahvarõiva kangaste puhul, vaid seeliku kangas lõigati laidudeks ja õmmeldi kokku. Ning enamasti õmmeldi seelik kokku 4 laiust. Ja ehkki tänapäeval on säilinud lapilisi seelikuid, kus on sisse pressitud voldid, siis minu uurimustöö näitas, et traditsiooniliselt lapilistele seelikutele volte sisse ei pressitud. Samuti ei jälgitud sageli laidude kokkuõmblemisel mustri kokkulangevust. Lapilisi rahvarõivaseelikuid tehti eelkõige punase põhjaga, kuid samas on säilinud ka 4 sinise põhjaga seelikut ja koguni 1 lilla põhjaga seelik. Lapiliste rahvarõivaseelikute mustrid sain ma lappide paiknemise järgi jagada 4 rühma, millest tõenäoliselt kõige vanemad ja kõige lihtsamad on mustrid, kus lapid paiknevad ruutude ristumiskohas ja kõige keerulisemad ja kõige hilisemad mustrid, kus lapid paiknevad ühevärvilisel kanga põhjal. Kuid samuti tehti kangaid, kus lapid olid nii ruutude ristumiskohal kui ka põhja sees ning ainult ruutude keskel. Oma töö praktilises osas töötasin ma välja, kuidas esitada lapiliste kangaste mustreid mustrijoonisena ja joonistasin kõigi 30 säilinud seeliku või seeliku kanga mustrid välja. Lapiliste kangaste mustrid võisid olla väga lihtsad, ainult 1 või 2 värvi lappidega. Samas esines ka tõeliselt keerukate mustritega kangaid, kus värve oli 5-6 ja väga palju sidumist nõudvaid lõngu. Lõpetuseks veel üks foto, mis kujutab Kirbla rahvatantsijaid 1938. aastal. Ja esireas istuvatel naistel ja neidudel on pea kõigil seljas lapilised seelikud ja loomulikult kõigil erineva mustriga. Loodan, et minu magistritöö aitab kaasa sellele, et lapilised rahvarõivaseelikud ilmuvad ka tänapäeval jälle rahvarõivaste kandjate selga.